Tere! Alustame siis täna oma 4. tunniga ja 4. tunnis me õpime selili ujumist. Laud on jälle siin põlvede peal, kätega hoiame lauast kinni. Tähtis on nüüd jälle see keha asend, eks, et sa vaatad ilusti otse üles, peas, et kael on tugev, kael ei murdu, kogu aeg naba on vee peal, varbad on sirutatud sissepoole, kõik on horisontaalselt ilusti vees. Laseme käe lahti, käsi on ilusti õlas sirutatud, peopesa on all ja viime käe otse üles ja enne käe vette panekut keerame väikse näpu ette. Et käsi läheb ette, väike näpp ees, peopesa on välja keeratud ja käsi on sirutatud. Mida siin tehakse viga on see, et lastakse see küünarnuksid käest kõveraks ja lihased on nagu lõdvestunud. Et ilusti sirutad selle käe ära, hoiad küünarnuki lukus ja väike näpp ees. Paned käe vette ja nüüd tuleb mängu see, mis me esimene tund õppime, see vee tunnetamine. Et sa tõmbad käe läbi vee, nii et sa tunned, et sul jääb vesi käe taha, et sa nagu haarad veest kinni ja peopesa ees ilusti tõmbad selle käe siia alla, paned laua külge ja loed 1, 2, 3, 4, 5, 6 paus. Pea on otse ja käsi on sirutuses. Et see on nagu see hetk, kuidas niimoodi peab see käsi vette minema. Mis te nagu mõlemad valesti tegite, Rain nagu rohkem, Reeda vähem, oli see, et kui te siit käe sirutatud käsi käe üles viite, siis te lasite selle käe siia kõrvale vette. Et te peate käe sirutama siia otse üles õlajoonele ja õlajoonel sirutatud käe vette, paneme väike näpp ees ja siis hakkate teda alla tõmbama. Järgmine samm on see, et me õpime ära need selili jalgade ujumise niimoodi, et üks käsi on üleval, teine on all. Vaatame jälle ilusti otse üles. Alumisel käel on peopesa vastu jalga ja ülemine käsi on väike näpp ees, sirutatud küünarnukist sirge ja otse õlajoonel üleval. Ja niimoodi ujumegi nüüd selili jalgu, et üks käsi on üleval, teine on all, käsi ei liiguta. Ja kogu see vaatan üles, naba vee peal, püüd sirutatud kergelt sissepoole jälle kõik see horisontaalne põlvad vee all. Rain, sina pead ikkagi praegu ujuma veel lihtsalt selili jalgu lauaga. Eks ju, praegu ei ole mõtet sinuga sinna juurde minna, et see ei tuleks sul välja. Reeda, ainuke nüüd, mis seal valesti oli see, et see ülemine käsi vajus sul täiesti siia kohta ära. Sa pead selle käe õlajoonel ilusti otse hoidma. Ujume selili jalgu, samamoodi. Loete 6, teete 6 jalalööki ja kui 6 jalalööki olete ära teinud, siis vahetate korraga käed ära. Nii, et alumine käsi läheb üles ja alumine üles ja ülemine käsi läheb peopesa ees ilusti alla ja siin on jälle paus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pea on kogu aeg paigal, pea ei liigu. Et siin lihtsalt on vaja seda, et sa ühe käega ujumist harjutad natuke kauem, et sa hakkad kohe, et see koordinatsiooni küsimus ujumine tahab head koordinatsiooni. Et sa 2 kätt korraga liigutades nad ikkagi õigesti keerad ja tood ja tõmbad. Üks käsi on üleval, teine käsi on all, käed hakkavad korraga liikuma, käed enam siin pausi ei tee, üleval ja all nad nagu ei seisa, eks. Et lihtsalt viid ühe käe alla, teise käe üles ja sellel ajal on 3 jalalööki ja kogu aeg järjest käed liiguvad.
võtad selle ülemise käe, tõmbad nagu alla ära, aga alumist sa ei hakka üles viima. Et sul on see viga, et sa tõmbad nad ikka alla kokku, et proovime. Sul on täitsa ilus, sa saad, ma usun, täiesti hakkama. Et ühel ajal, lähme veel, harjutame jalgu. Jaksad. Sandra, tule selili uju. Väga tubli, Reeda. Tubli. See oli täiesti ilusti õige selline ujumine. Sandra tegi ka ilusti ära, Rain sai ilusti endal jalad ikkagi juba selgeks, eks ilma lauata. Said ilusti liikuda ja Reeda, sinuga saime lõpuks nii, et tõesti see koordinatsioon oli õige, et üks käsi üleval, teine all, sai tõmmad neid käsi alla kokku ja ilusti õppisid selline ujumise ära. Super. Reeda, kas sa said juba sellise ujumise mõnusa tunde kätte või? Ei, ma tean, et see peab olema mõnus ühel hetkel. Praegu on selline, nagu ma püüan ohjeldada seda basseini mitte ära juua, sest et ma ei tea, seda peaks nagu lihtsalt vist kohutavalt kaua harjutama just seda sõnaga, et mitte karta, et see välja hingamine, et need pritsmed ja need tohutud lained, mis me siin tekitasime, et need nagu tõeliselt panevad hingimise kinni. Rain, kas ma saan õigesti aru, on minu tähelepanek õige, et sul natukene on seda paanikatunnet, kui vesi läheb ninna ja suhu? Jah, eks nüüd see kolmas eljastund selles mõttes ongi kõige raskem, et siis hakkad aru saama sellest, mida sa ei oska. Ja see sellili koordinatsioon ja see tunne, et sellili sa nagu justkui näed ainult seda lage ja sa nagu ei taju ja ei hooma ja siis see Reeda tekitab laineid kõrval. Ja siis see läheb ninna ja suhu ja siis jah, tekib nagu selline plokk või mis nüüd? Sandra, sulle meeldib selili või kõhuli ujuda rohkem? Kumb on parem? Kõhuli. Mis on peamine viga? Mis siit sellest 4. õppetunnist ka välja tuli? Mis inimesed teevad, kui nad selili hakkavad ujuma? Siin on nüüd kõige tähtsam esiteks see, et see eelmine etapp, et need selili jalad on nagu õigesti omandatud, kinnistanud, et see tuleb kõik mugavalt välja. Ja eks siin käte töö ajal on nüüd see tähtis, et me teaks, kuidas me need käed üles viime, kuidas me keerame, mis pidi ja siis see koordinatsioon on ju.